Rauno. Ja kui te mõtlete, et miks mina siin nüüd hetkel olen Siimu raamatu esitlusel, siis mõni võib-olla teab, et Siimul on olnud ka eelnev karjäär ja oleme väga palju kokku puutunud. Ta on imeline helindaja, kes nüüd õnneks kahjuks on oma elus uue lehe pööranud, aga palus ta mul vanade aegade mälestuseks paar lugusid elule esitama ja muidugi olin ma kohe nõus. Varsti muidugi Siim saab ise ka sõna. Aga praegu me teeme teile mõned laulud alustuseks. Lähme! On tühjaks jäänud linn ilma meieta. Sinuga koos julgen hingata. Vajub pimedaks päev, palju väsivad. Kui kukume alla, haarasin saan. Las natukene veel, hoian sind oma silmades. Veel pole möösel, veel kõik on pole, veel kõik on alles hea. Las natukene veel, hoian sind oma silmades. Veel mängib muusika, veel kõik on alles ees, veel põleb meie sees. Ma tahtsin seda viimase loo ajal teha, aga juhtus alles praegu. Üllatus rikutud. Kui sügisel süttivad tänavad, süttivad tänavad, valvame koos talvevärva. Siin linnas ei saa keegi magada. Täna kaheks jagada. Las natuke veel, hoian sind oma silmades. Veel mängib muusika, veel kõik on alles ees, veel põleb meie sees. Las natuke veel, hoian sind oma silmades. Veel pole möösel, veel kõik on koleda, veel kõik on alles hea. Läbi tuhmunud klaasi paistab teised oma valgu. Siia tagasi tulla me enam ei saa. Las natukene veel, hoian sind oma silmades. Veel pole möödas öö, veel kõik on pole peal, veel kõik on alles hea. Las natukene veel, hoian sind oma silmades. Veel mängib muusika, veel kõik on alles ees. Aega oodata, veel põleb mees sees. Veel mängib muusika, veel kõik on alles ees. Veel põleb mees sees. Kui sügisel süttivad need tänavad. Polegi enne niimoodi juhtunud, et mikrofon käest kukub. Ja ma võin öelda, ma olen täitsa kaine praegu.
aga naljaks. Me teeme teile mõned lood veel ja jätkame ühe lauluga, millel tegelikult siin sellel aastal täitub 10 aastat. Aga siis on selle loo pealkirjaks, Siim kindlasti on seda helindanud. Lugu on tuttav, laula kaasa. Sa hiilisid tuppa keset sinist õed. Sina vaikust vaata, maha libiseb õed. Lumevalgus lähke, külmi helgi lood. Liiga kaugel on kevad, liiga kaugel on sood. Eemale jääme nagu uned näevad. Pole suuname poole, pole suuname sees. Ja me eemale jääme nagu uned näevad. Pole suuname poole, pole suuname. Aga siis me jääme jälle naeru. Aga siis me jääme jälle naeru. Vaikuses tardub sinu jäine hääl. Sellist kaugele jäänud on kui peeglite mäng. Aga eemale jääme nagu uned näos. Pole suuname poole, pole suuname sees. Ja eemale jääme nagu uned näos. Pole suuname poole, pole suunda, aga siis me ümber jälle naerab pime. Aga siis me ümber jälle naerab pime. Kord läksid soojade pillede all, mööda valu tänavaid. Hobbik võttis meid sülle, meile laulis see päev. Oh yeah, aga siis me ümber jälle naerab. Aga siis me ümber jälle naerab. Aga siis me ümber jälle naerab. Aastat saab varsti ka täis ühel lool. Ja muidugi see ajastus on ka selles mõttes õige praegu, kuna Eurovisioon on tulekul. Tommy Cashile me kõik ju hoiame pöialt muidugi. Ja juba mõne nädala pärast siis saame rõõmsaid uudiseid kuulda, kuidas Tommy lööb lainet seal ja saab finaali muidugi. Ja Play on see lugu, millest ma räägin. Ligi 10 aastat tagasi Stockholmis. It's getting late and be that as it may, I turn to you, I turn to you. We may seem so obvious to me, but not to you, not to you. We ain't got all night,
find out what is right. So let's go and decide what's going on. It's the only way I see if we were meant to be. Let all your walls come down and just hit me, 'cause that's the only way to find out if it's love. That we're falling into. I didn't know what to do, but now it is you. Stronger with you. Some might say it's an ordinary day, but not for me, not for me. If you feel that your senses disagree, bear with me, bear with me. Oh, we got all night to find out what is right. So let's go and decide until we're not. It's the only way I see if we were meant to be. Oh yeah, let all your walls come down and just hit me, 'cause that's the only way to find out if it's love. Now falling into. I didn't know what to do, but now it's new. Stronger with you. Some would say it's an ordinary day, but not for me, but not for me. And I hit play. Is it love we're falling into? I didn't know what to do, but now I'm good as a nail. I'm stronger, much stronger with you. Ja enam ei pea ka vaatama Siimapast ja siin teie ees muidugi. Me teeme ühe loo teile veel, kui tohib. Suvi varsti käes, saab selle loo saate taas neid tegevusi teha, mille pärast see lugu kirjutati. Agus Melanhoolia. Pead aeg ja lase lihtsalt olla mul siin. On peaaegu hommikul, las ma teeme mõned vead. Lihtne ja nii selge nagu olla see saab. Lasen kõik läbi endast maa, tantsin päikese tõusul. Sa ootad seda hetke, kui ma otsusen teen, kui klaase võime kokku lüüa, korra meil veel. Ütleb neid, on selliseid hommikuid veel, ootan Agus Melanhoolia sellel suvisel peal. Laulud, mis on ammu peas, mul on ületus kõigist käest. Lihtne ja nii selge nagu olla see saab. Lasen kõik läbi endast maa, tantsin päikese tõusuga. Sa ootad seda hetke, kui ma otsusen teen, kuid klaase võime kokku lüüa, korra me veel ei ütle neid. On selliseid hommikuid veel, ootan
No nii, kuulge sulle kähtuja ja ma kutsun siia nüüd, kas ma kutsun Siimu siia? Ei kutsu veel Siimu siia, õige pea ma kutsun Siimu siia, aga tegelikult ilusat õhtu teile ja palju õnne Siimule. Tere! Aitäh Rauno ja aitäh Jüri! Mina näiteks ei teadnudki, et Siim, sinu esimene suur talent oli hoopis sound, heli inseneeria. Ja ma tegelikult ennem tahaks arvata, et ma tegelikult ennem seda olin veel hästi kõva suusataja natukene maakondlikul tasemel, mis läheb ka arvesse. Aha. Aga kõigepealt ütlen tere tulemast, hea publik, väga tore, et teid liikumise entusiaste. Ma loodan, et sul ei avaldanud survet, et sa oled ikkagi nagu õpetaja. Õpetajad saavad ju panna märkusi, jätta peale tunde, et sa kellegiga sellises suhtes ei ole, et sa saad kedagi niimoodi mõjutada. Et nad on vabatahtlikud siia tulnud. Esimese rea puhul võib olla küll see kahtlus ja ei ole. Pigem on just vastupidi. Igal juhul suur tänu, et olete siia tulnud, sellepärast, et õpime liikudes 50 aktiivset mängu ainetundidesse on... Mulle meeldib ka see, et ta ongi sellises vihiku vormis, ehk siis minu oma on juba natukene siit kortsu läinud, ma juba olen sellega tööd teinud. Ehk siis ma usun, et see ongi mõeldud selline töömaterjal, millega ei ole vaja valgete kinnastega kontoris seda vaadata või kuskilt toas, vaid see ongi töövahend kõigile neile, kes liikumisest lugu peavad. Jah, selle mõte ongi, et täitsa räbalaks seda mängida ja sinna sisse sodida ja joonistada ja teha kõike, mis pähe tuleb. Et ta ei ole siuke võib-olla klassikaline raamat, vaid rohkem minu stiilis raamat, igal juhul, kus on hästi palju pilte. No väga tore, aga enne kui me hakkame raamatut üksipulgi labu läbi töötama ja teile avama, siis avaksime kõigepealt läbi sind. Ehk siis millisest perest sa kasvasid ja mis seisus liikumine teie kodus oli? No eks need käbid on alati seal kännu juures. Et meil isa tegelikult, mis oli nagu üliäge ja mida ma olen talle ka nüüd hiljem öelnud, oli see, et ta viis meid mäesuusatama juba väga väiksest peale. Et meil tegelikult seda raha selle varustuse jaoks on olnud, aga kuskilt jumal teab, kus kohast ta need kokku tassis ja siis liimis ise plastmassi veel sinna suusa alla. Sest et neid ka enam polnud seal suuskade all. Ja siis me käisime ja sõitsime seda mäesuuska ja niimoodi vaikselt see talvine spordipisik tegelikult idanema saigi pandud. No ega ainult talve pealt korralikult taime ei kasvata, mis siis kevadel sai, kui lumi ära sulas seal Holstre mägede vahel? Ennem seda, kusjuures, kui ma veel isegi koolis käin, siis me elasime Viljandile lähemal, me elasime seal Sammulis. Seal oli olemas tenniseväljak, kossuväljak, võrguväljak ja seal ma tegelikult õppisingi pool nii-öelda looduse tahtel ära ujumise. Sest et ega isa tegi päeval tööd, mina pöörlusin seal järvekaldal ja kui sa sinna vettu kukkusid, siis sa pidid sealt ise kuidagi välja ka saama. Et niimoodi sai see ujumine ära õpitud natukene ja kõik korvpallid ja jalgpallid samamoodi. Eks ta ju minu ajad ikka ju pigem käis nii, et kui sa tahtsid suurtega jalkat mängida, siis sa pidid alguses väravas olema, saama neid pomme nagu. Kas sa said hiljem teada, miks see nii on? Ei saanud. Sellepärast, et mina olen kuulnud jalgpalli juures, seenior jalgpalli juures on see, et väravasse tuleb panna või tuleb lüüa alla nurka, sest et see kogukas kutt, kes seal väravas on, ei viitsi alt kummardada palja võtta. No ma arvan, meie ei ole küll see, et keegi viitsid olla seal, sest sa pead passima vaata, aga kui sa saad platsil olla, tavaliselt kõik tahtsid olla ründajad. No see raamat on läbinisti siuksest kooli mõttest ja koolist nagu läbi imbunud, et ta on selline ruudulise selle peal. Aga räägi oma kooliajast, et milline oli, see oli see sinu vabatahtlik liikumine, aga milline oli kooli liikumine? Kas sa mäletad oma esimest kehalise kasvatuse tundi näiteks?
ja ma enam-vähem sealt mingid mälestused on jah. Et meil oli, minu ajal see oli veel nii, et ma käisin väikses algkoolis, siis see nägi välja nii, et klassijuhataja siis selleks tunniks tõmbas dressid selga, võttis selle kreidi ja muud asjad ära ja siis pani vahvad siuksed manati dressid ja ikkagi vile oli, eks ju, alati sellega vilistas, pani meid sinna ritta. Ma olin loomulikult kõige lühem, siis ma olin seal tagumises otsas pigem. Ja eks meil seal põhiasi, mis ma mäletan, oli rahvaste koll, seda sai kogu aeg taotud. See spordipäev oli siuke klassikaline. Hüppisime kaugust, jooksime seda mingit suurt ringi ja siis oli vist 60 meetri jooks ka. Ma kardan, et ma mäletan, et ma jooksin vist 9 sekundiga kuskilt seal teises klassis 60. Aga ma kardan, et nad kas panid natuke liiga lühikese distantsi või see stopper ei töötanud päris nii nagu peab. Aeg oli liiga aeglane. Natuke liiga hea on see, et see sekundid seal nii vara. Aga ega legendid sünnivadki niimoodi, et ega keegi ei küsi miljonäri härra käest, kus ta esimese miljoni sai, ega sinu rekordi kallale ka keegi ei lähe. Et sa pead ise lihtsalt seda lugu edasi rääkima ja mitte hakkama siin ennast nagu maha tegema. Arvatavasti ma olingi kiire. Ja Siim oli väga kiire, teeme aplausi. Ma räägin siia vahele ühe väikse oma kehalise kasvatuse loo ka, et ma käisin just mõni aasta tagasi kooli kokkutulekul ja minu kehalise kasvatuse õpetaja oli Aili, kellel olid imelised lokid ja ta oli jube pikk ja tal olid adidressid. Tal olid nagu väga lahedad Adidase dressid, mis oli 80ndate teises pooles ühes maakoolis ikkagi nagu ulme. Siis kui tuli talv, siis tal olid plastiksuusad, mis oli ka ulme. Ja kui ma ei eksi, siis tal olid ka Adi suusasaapad, nii et ta oli nagu täiesti raju daam, sellepärast et ta oli hashtag rikas isegi, kui ta siukse varustusega tuuseldas mingi. Ma ei tea, mis lotovõiduga ta selle sai endale, kas üldse loto siis oli selline, aga ma käisin seal kooli kokkutulekul ja ma rääkisin talle seda lugu, et see oli nagu äge dress. Ta ütles, ma tean. Et siis oli nagu selge, et see spordi inimene on ikkagi nagu mingisugune energia ta see oli ja noh, see outfit oli ka, et ikkagi nagu mul oli eile väga hea võimalus, ma käisin Siimu kehalise tunnis. See oli super ja kui ma vaatan Siimu, siis ma tegelikult tundsin ära seal samamoodi selle sära ja need ei olnud tossud seda puhku või dressid, vaid see oli lihtsalt energia, kuhu me jõuame pärastpoole. Aga minu kehalise tunnid olid sellised ja noh, samamoodi sama profiil, et tegelikult ega me väga palju, väga erinevaid alasid ei saanud teha, see kõik sõltus ikka sellest ühest inimesest ja tema fantaasiast ja tegelikult see on see koht, kus sinu raamat tuleb appi. Ja selle, mis ta nimi oli? Aili? Aili. Ja mul on Ailiga veel üks ühine joon, et mul viskavad ka juuksed näiteks lokki nagu olid tal, aga ma ei tea, ma vist nii pole öelnud lastele, et kui keegi tuleb ütleb, et mul on ägedad tossud, ma tean. Selleks sa pead ootama, sa pead kooli ära lõpetama, siis tuleb vilistlane ja kui ta 30 aasta pärast su juurde tuleb, siis ütleb, et sul oli ägedad tossud näes. Nike Trial 5 või mis iganes. Mega booster. Aga Ailist veel, siis meil oli tegelikult sama lugu, et maakoolis neid võimalusi oli tegelikult vähe ja see fantaasia oli see, millel oli nagu hästi-hästi suur roll. Ja ma näitan, et näiteks odaviset ma ei ole elus proovinud. Oda meil oli koolis, aga sellega tõsteti mõisasaali lakke, pandi see köis, pandi oda otsa ja siis selle odaga pikendati, nii et Aili sai selle sinna klõpsti selle konksu otsa panna ja siis meie rolisime sinna köi otsa ja see oli üks jubedamaid asju. Aga ütle, kuidas sinust sai selline liikumise pisikuga nakatunud isik? No ikka sealt kodust ta hakkab pihta, kui seal on need spordivahendid on sul juures ja kui sa satud sinna trenni väiksena, siis sul on siuke paratamatult tekib sõltuvus, et sa tahadki käia trennis ja nii-öelda füüsiliselt ennast välja elada. Ja eks seal küla vahel olid ju ka seda korvpalli ja jalgpalli oli päris palju nii-öelda nagu vabal ajal ka, et mul on lihtsalt väga vedanud, et see keskkond on olnud väga sportlik, kelle sees ma olen olnud
siis on üsna raske ka edasi ükskõikseks jääda selle. No, ma küsin siin, me oleme Siimuga jõudnud palju vestelda. Ma ütlen ära ka, et miks mina siin üldse olen. Me teeme Siimuga ühte saadet, mis on natukene selline nagu kehalise kasvatuse tund, aga meie klassiruumiks on terve Eesti elanikkond, keda me tahame liikuma saada. Ehk siis me teeme ühte tõsielusarja ja oleme nüüd alustanud sellega tegelikult paar nädalat ja oleme veetnud koos siis natukene aega. Aga mida ma tahtsin tüürida on see, et ma tahtsin küsida seda, et kas keegi teab, mis asjad on õuemängud, näiteks vibra, vaikuses, kui ma sulle ütleb vibra, sa tead? Ja, aga see esimene ridakäik seal vasakul pool, kes praegu noogutas, et nad ei tea, siis nad, ma arvan, et nad 2 nädala pärast juba teavad, sest et see on täitsa plaanis sees. Meil on olemas hea plats ja me teeme selle ära. Et ma ühes teises väikses koolis, kus ma ennem olin, ma õpetasin neile vibra. Ja tunnis tutvustas seda mängu ja ma mõtlesin, et see võib-olla ei ole nagu teema, et kuidas see suhtutakse. Ja see lõppes sellega, et nad tulid järgmine päev tulid vihikuga minu juurde, et kuule, ole hea, pane need reeglid täpselt kirja, et palju see jalalöök ja põlvelöök ja pealöök kandis, sest et me tõmbasime õhtul kastid maha, aga me läksime tülli omavahel, sest et me ei teadnud täpselt palju üks või teine nagu punkte. Ja siis ma olin küll, et jess, et see mäng ongi, selle mängu üks suur osa ongi see, et sa vaidled kogu aeg, et palju sa nagu neid punkte kokku said täpselt. No aga teeme pildi selgeks, mis asi on vibra? Keegi, ma saan aru, päriselt ei tea või kui teab, ei julge öelda. Tutvusta meile vibra. See on jalgpallipõhine mäng, sul on 4 kasti maas. Sellele ka tead, mõni nimetab seda nagu 4 kasti selle mängu. 5 miinust olen kuulnud. Okei, ja siis on veel viiber, ma tean, et mingis sektoris öeldakse 4 kasti. Kastid on sama suured, 4 mängijat ja siis on igal löögil on... Ma ajasin see asja, Ruut oli selle mängu nimi. Ruutu mängib. No ja lapsel on ikka mitu nime. Ja siis 4 mängid ja kui sa lööd selle palli välja läbi vastase kasti, siis tema saab miinuspunkte ja see vist oli 21 punktini või midagi sellist. Ja see põhiliigutus, miks ta vibra oli see, et see, mis andis umbes 5 punktit, sa panid selle kannaga ja siit tagant, see oli eriti tuus löök. See andis korraga nagu 5 miinust. See oli täiega ulme ja ma mäletan seda, et seal kooli vahetunnid olid kõik õues ja neid platse tõmmati lihtsalt joonega, mingi kiviga asfaldi peale, kui sa olid liiva peal, tõmmati lihtsalt oksaga. Ainuke, mida sul vaja oli pall, aga vahel oli ka, et okei, meil on tennispall. Okei, me saame tennispalliga ka mängida. Ma olen mänginud seda vist isegi pinksipalliga hädade sunnil. Et tegelikult see loovus on olnud meie generatsioonile midagi nii omas, sest et see tung teha, liigutada ja tung teha koos midagi ägedat ja ma ei tea, võib-olla ka saavutada midagi või olla sõbrast parem on nii suur olnud. Ja mulle tundub, et siia raamatusse on väga palju seda nagu sisse sattunud. Jah, seal on ka väga palju seda, et see liikumistund ei pea olema ainuke tund, kus me liigume, vaid et on ka ajalugu, eesti keel või kõik muud. Et selline, kui sa võtad arvesse selle teaduspõhise fakti, et see liikumine parandab meie keskendumist ja on abiks mälule, siis need on 2 väga olulist asja, kui sa midagi tahad õpetada, eks. Siis ta kindlasti aitab õpetajaid ja ta on ka selle suunaga tehtud, et kui see õpetaja selle raamatu ostab, et siis ta ei maksa peale sellele, et ta saaks tööd juurde, et ta nüüd hakkab printima ja lõikama ja lamineerima ja kõik muud, vaid et seal on üsna lihtsad vahendid ja on ka mänge, kus polegi vahendeid, et sa saad selle kiiresti ja lihtsalt ära tehtud. No teeme selle pildi nüüd selgeks, me oleme rääkinud sellest raamatust ääri-veeri, aga ütle, kui su käest küsida, ütle siin, mis asi on õppima liikudes 50 aktiivset mängu ainetundidesse, mis on selle asja mõte, miks see raamat on sündinud ja mis siin sees on? Seal on sees mängud ja sõna otses mõttes sa saad ajalootunnis loopida vanu aastaarve, sa saad arvutamist õppida näiteks läbi tükkide ja
ja selle mängimise mõte ju tegelikult ongi see, et me ületame takistusi vabatahtlikult, et kui sa ütled lihtsalt õpilasele, et ole hea, tee 12 kükki, siis sa näed keskmist sõrme, aga kui sa nüüd teed ühe mängu, kus sa pead arvutama ja kus on võib-olla see, et kes saab esimesena neid 12 kükki täis, siis nad unustavad selle ära, et on vaja neid igavaid kükke teha näiteks, vaid et sa lähedki sellesse tsooni sisse ja kütad neid kükke ja lõpetad alles siis, kui need on tehtud. No vot, see on suur asi, et kui meie omal ajal, noh, see on nõme jutt, kõik meie ealised ja vanemad räägivad, kui meie omal ajal, eks ju, aga näiteks üks asi, mida meil ei olnud, oli see, et ma ei mäleta, et me oleks kuidagi huvitavalt õppinud füüsikat või kuidagi põnevalt õppinud keemiat või kuidagi liikudes õppinud eesti keelt või matemaatikat. Et kuidas see tundub nagu, et kuidas ma hakkan emakeelt õppima läbi liikumise, see kõlab nagu on siuke võimatu missioon. Huvitav ütlus, et selleks, et võib-olla matemaatikast üldse algus aru saada, siis sul on teda vaja just nagu katsuda. Ja liikumise puhul on üks oluline asi, mis on samamoodi minust väga palju targemate meeste poolt selgeks tehtud, et liikumise tagajärjel tekivad meil uued ajurakud. Ja nüüd nende uute ajurakkude vahel on võimalik luua uusi ühendusi. Ja see on väga hea alus jälle, miks asjad võib-olla ei ole meeldivaks. Me teame muidugi sellist ütlust, et siis kui mõistust jagati, siis sportlased olid trennis, mis tegelikult on täielik jama, sest et need sportlased saavadki need uued ajurakud, aga tavaliselt see sportlane ei õppinud, vaid läks lihtsalt hotellituppa magama. Ja ei aita seal isegi see, kui sa magad ja paned selle raamatu sinna palli alla. Et seal on see ja ka selle tähelepanu püüdmiseks ja seal on ka veel see teadus taga, et koordinatsioon aitab meil luua seda fookust ja seda keskendumist parandada, eks. Seal on mänge, mis on koordinatsioonipõhised, et ma näeks seda võib-olla niimoodi, et kui sa mõtled selle talvise, see kristallkuul, kus on see mingi talvine maja sees, eks sa raputad seda, siis sul on see segamini kõik see ruumis ajab. See mäng seal tunnis on ka korraks midagi sellist, et ta keerab sul selle klassikalise, et istume nagu segamini, aga nüüd üks hetk see kõik vaibub jälle ja on ilus vaatepilt, eks. Nii et see, no ma võtan näiteks sõnade teatejooksu, ma arvan, et see on väga emakeelega seotud. Ja seal on, mis on vahva, et ta ei ole selline väga rassistlik erinevate ainete osas, vaid ta pakub ka seal soovitusi, et kuidas võib-olla mõnes teises ainetunnis seda veel teha. Et ei ole ainult eesti keele peale mõeldud ajalugu või loodusõpetus või võõrkeel. Aga kuidas see välja näeb, ütleme, no ma ei tea, mitmendale klassile sa mõeldud on näiteks 4. 5. See on väga hea kontingent. Me testisime seda 1–9 ja mu väikse sutsaka sai ise teha ka 10. klassiga ka. Ta tegelikult on väga universaalne ja ma ju praegu olen käinud koolitusi, seda raamatust tutvustanud õpetajatele, siis uskuge või mitte, aga saad aru, enamus mängud on niimoodi, et ma räägin 2 reeglit ja siis need õpsid juba jooksevad mööda seda ruumi ringis. Ma olen see, et stopp tüübid. Mäletate, meil oli reegel, eks ju, et mäng hakkab muusikaga ja paar asja on veel, mida te peate teadma, kui te teete. See on hea nagu tõestus neile endile, kus sa saad nagu öelda, et näed, vaata. Te haksite juba siin hullu panema enne, kui ma jõudsin nagu asja käima panna. No see meenutab neid mehi, kes IKEA-st tulevad mööbliga koju ja kõigepealt hakkavad kokku panema, siis mingil hetkel naine ütleb, kuule, võtame nüüd manuaali, et teeme seda õigesti. Veits jah. Aga ütle, kuidas see Eesti, kas see ideaalis võiks olla, et meil on tavaline eesti keele tund ja mingil hetkel me tõuseme sealt pinkidest püsti ja teeme mingisuguse, ma ei tea, minut, 2, 3, 5, mingisuguse aktiivse liikumise, saame vere käima, saame mingid asjad selgeks. Jah, ta võiks olla. No, seal on neid kohti, kus õpetaja saab seda kasutada mitu, eks ju. Hea koht, kus mina seda praktiseeriks, on näiteks, et kui sul on see pikk söögitund ja siis nad tulevad sul sinna on hästi uimased, eks ju, et siis võiks nagu ellu äratada. Siis on ka see, et mõni konkreetne mäng, mis sobikski sinu õpetatava nii-öelda selle seisukohaga hetkel on ja saad ära kasutada.
ja ka teine on see, et kui sa näed, et nad vajuvad sul niimoodi lössi ära, et sa et see pirn siin ei põle, siis ei ole ju mõtet tegelikult teha nägu, et ei ole lahe, õpime, vaid et sa teedki korra siukse aktiivse pausi siin. Sellisel 45-minutisel ainetunnil on teda võib-olla alguses keerulisem sisse nii-öelda modifitseerida, aga väga paljud koolid on läinud ka juba pikemate ainetundide peale, siuke 60-70 minutit, siis seal ongi just see, et see tund ongi tehtud selle aktiivse pausi pärast pikemaks. Ja tegelikult on siis nii, et kuskil, ma ei tea, 30 või mis see aktiivne tarbimise, kus inimene suudab aktiivselt järjest midagi vastu võtta, on umbes pool tundi. No see täitsa sõltub kindlasti vanusest, eks ju, ja seal on neid muutujaid ja segajaid nii palju, aga hästi hiidid on. Mõne klassi puhul on võib-olla 2 minutit, eks ju, ja siis on vali, aga teinekord jaksavad võib-olla 45 minutit ka ära olla, aga jälle kas see kvaliteet jälle on siuke, et Tegelikult ideaalis siis õpetaja võiks olla mugav on või hästi popp on öelda tööriistakast. Tööriistakastis võiks olla siis väike variatsioon erinevaid asju, mida siis kohandada selle olukorraga, mis on klassis tekkinud. Ma ei tea, kui palju siin on pedagooge, õpetajaid, kes andke käega märku. No nii, väga on teil tuttav see, et nad seal toimetavad ja mingil hetkel saad aru, et see, mis sinna eest läheb, ei jõua mitte kuskile. Olete proovinud nad püsti saada, jah? Ja hakkavad pärast paremini vastu võtma. Siin on nüüd üks õige vastus. Vat, et ühesõnaga, et siis kannatab õppida pikemalt ja tegelikult liikudes jäävad asjad paremini meelde. Jah, see oht seal on ja eks ta algus, kui sa ei ole harjunud tegema neid aktiivseid pause seal tundis, siis loomulikult ja oled harjunud sellega, et sul rahulikult istutakse seal, siis see võib olla muidugi väga niisugune segane vaatepilt, eks ju, aga eks seal on ka vaja natukene ise õppida selle klassiga, et mis mäng, kuidas sobib. Mina soovitaks teda kasutada nii, et sa võtad alguses siuksed mängud, kus pole üldse vahendeid vaja, mis on siuksed lihtsad, et sa vaatad peale, ahah, okei, ja seda teen. Et võib-olla mitte isegi teda kohe nii-öelda ainetundi sisse koopida, vaid seal on ka paar sellist, mis ei ole võib-olla konkreetselt ainetunniga seotud, et siis selliseid asju teha ja siis niimoodi vaikselt sammhaaval minna. Ja mis alati toimib, on see, et kuidas õpilastele pähe määrida, siis sa ütled, et kuulge, ma leidsin TikTokist ja jumala ägeda mängu. Ja seal videos kõigil oli hästi tore, kõik naeratasid ja ma tahaks teie peal ka seda proovida. Ja ma tahaks näha, kes ütleb, ei hakka tegema. Ma pean tunnistama, et see vastab täiesti, ma kinnitan seda, sest et mina olen osalenud ühes sotsiaalmeedia, ma ei tea, eksperimendis liikume, mis see täpselt, mingi kampaania, liikumise kampaania. Ja siis Siim või keegi võttis minuga ühendust, et Siim tahab proovida sinuga paari TikToki asja. Ja see tundus nii põnev ja siis lõpuks oli see, et me olime koos Kristiina Šmigun-Vähiga Snelli tiigi ääres ja me tegime mingisugust väga jaburat asja, kus me olime käte peal ja pidime jalad niimoodi püramiidiks kokku panema ja see oli väga äge ja vahva, sest et kõik teadsid seda, kes pärast seda nagu vaatasid, et see oli nagu midagi, mida taheti järgi teha. Ja, aga seal oli kusjuures Kristiina Šmigun tõestas, et miks ta oli mingi aeg nagu maailma üks parimat suusatajad, oli see, et see tema analüüsivõime sellest videost, see, et ta vaatas selle video ära, tegime esimese korraga ära, siis oli siuke veits, et ei toonud välja, sa näed, et ta kripeldab see. Siis ta on see, et oota, näita veel seda videot, siis ta analüüsib, vaatab, oota, aga vaata, need vennad tegid seda praegu nii, nad lüksid puusa siia umbes, jala niimoodi. Kõik see, kuidas ta nagu läks täitsa siukseks röntgenpildiks muutus tal see kogu asi. Nii et selles suhtes see toimib väga hästi, see lihtne konks ja mulle tundub, et siin ongi need konksud, mida sa oled õpetajatele nagu välja pakkunud, et tegelikult see on niisugune nutikas kraam. No, ma tahaks loota küll jah, et see ja mis on meil tore on see, et me katsetasime seda nii, need mängud olid õpetajatel proovimiseks ja need tekstid, mis nemad alguses said, see oli täitsa uskumatu käkk.
võrreldes sellega, mis lõpuks siia jõudis, et kui nad juba sealt said sellest enam-vähem mängust aru, et mida ja kuidas teha, siis tundus see juba, et see on nagu väga hea. Ja sealt tuli ka väga head tagasisidet ühe või teise asja puhul, et kuule, et ma teeks võib-olla seda nii ja seda naa. Ja oli ka paar sellist heas mõttes hullu, kes nokkisid iga asja kallal, mille põhjal siis sai teha versioon 147, 157 ja nii edasi. Ütle, kust selle raamatu sünnilugu pihta hakkas, kus see heureka moment sul oli, et sellist asja on vaja? Ma olin Tartus koolitusel, kus oli üks soomlanna, kes teeb seal sarnast asja ja tuli nende aktiivsete ainetundide mängudega. Ja ennem seda ma olin jumala kindel, et ma ei hakka ühte kunagi niisuguseid asju tegema, et ma jään ikka sinna liikumisõpetajate liistu juurde, et see on õige asi juurde teha. Siis ma olin seal koolitusel, ma sain poolele ära, et ossa jott, et kus ma olen olnud omadega nagu, mida ma võiks teha. Ja tal oli ka raamat ja see oli selles hea raamat, et ma sealt sain kohe väga palju asju vaadata selles mõttes, et mida saaks palju paremini teha. Kõik see suurus ja kõik see kujutuslik pool ja kõik. Ja see, kuidas tema oli mänge grupeerinud ja nii edasi, et ta oli siuke ikkagi üsna elumuutel kogemus, mis väga palju inspireerib. No siin on 50 mängu, räägi, kuidas sa oled selle siia nagu ära jaotanud, et kuidas sellest nagu alusel, see ei ole juturaamat selles mõttes, kes tuli juturaamatu esitusele, siis see ei ole päris, siin on mõned teised. Et see on käsiraamat. Käsiraamat, jah. No see tegelikult, see vist see idee tuli äkki kujutaja poolt, kes ütles, et kuule, aga paneks mängud nagu tempokuse järgi. Sest et mul oli see üks kõige suuremast nagu probleeme, et mismoodi nad ära grupeerida. Et ainetundide järgi ma ei saanud, sest et nad olid tegelikult mõeldud, et igat mängu võiks saada igas ainetundist teha. Ja siis me lõpuks jõudsimegi selleni, kuna seal logos on ka need 3 värvi, see punane, kollane, roheline, siis tekkiski hoopis selline lahendus, et nad on selle võib-olla aineõpetajale see sõna väga ei meeldi, intensiivsus, aga siukse tempokuse järgi. Ta on nagu tempokad mängud, keskmise tempoga mängud ja rahulikud mängud, et sa saad ka selle järgi vaadata, kuidas sul vaja seda olukorda seal klassis rapustada. No ma võin öelda, et tempokad mängud hakkavad kohe mänguga hiigelkivipaberkäärid. Kus sa seda oled proovinud? Ma olen seda nüüd seal allpool maad päris mitmes koolis õpetajate peal proovinud. See on päris huvitav, kuidas sa räägid selle mängu ära. Nad on algus vaatavad sulle siukse haigutava näoga otsa, neil on täitsa nagu niimoodi, et üsna niukse vihkaval pilgul vaatavad, sest et sa oled tulnud vaheajal siia mingit kuradi asja tegema. Ja siis sa räägid mängu ära ja siis on 30 sekki, siis võtavad esimesed kiljed ja huiked ja niimoodi, et näed, et tegelikult ta ikkagi murrab kõik. No siin on ka numbrijooks, siin on numbrikull. Jaa. Väga tore, mulle üldse need nimed väga meeldis, mäng segadus. Siin on mängus, kui ma eile külastasin, siis Lodijärve kooli, eks? Jah. Lodijärve kooli, siis ma nägin, mis toimub. Esimese klassi lastel juba mängukaardid kätte jagatud, ehk kas mängitakse pokkerit või mõnda muud hasartmängu, aga kus sa sellega? Hoopis tükis tehti midagi muud. Et ütle, kuidas mängukaardid asetuvad sellesse süsteemi ja miks just mängukaardid? Neid mängukaarte on päris paljudes mängudes vaja ja ma väga palju mõtlesin ka selles osas, et kas luua mingid oma kaardid, aga siis kuna head mõtet ei tulnudki, siis tundus tegelikult ikkagi loogiline, et jättagi tavaline kaardipakk, see on universaalne asi ja seal on vaja enamus mängudes need numbrid siis pakist eraldada ja nende numbritega sa saad teha paljud asjad ära. No ma ütlen, et näiteks nooremad generatsioon, võib-olla natuke ka vanem, mäng Tulnukas. Ei ole see populaarne film. Ei ole Tulnukas 2, vaid on hoopis mingi muu Tulnukas. Mis on muu Tulnukas? Lodijärve Tulnukas on see, jah.
tiiger või tulnukas. jah, aga tead, ma kogu aeg olen kartnud seda, et keegi mulle teeb seda vigurit, et hakkab mul neid mängunimesid ütlema ja siis küsid, mis seal toimub, jah? ja et mis mäng see on, räägi, siis mul on siiamaani isegi, ma vaatan enda Instagramis teinekord mänge, et oot-oot, mida mul oleks vaja teha ja siis ma vaatan sealt. Sest et kui sa mulle pilti juba näitad, siis ma arvan, ma saan aru, mida on vaja sealt. kadus, vaat seda me ei ütle, te peate ise võtma raamatu ja leidma mängu tulnukas ja siis vaatama, aga ütleme, et tempokad mängud, siis on mõõdukamad mängud, ehk siis need ei tõmba pulssi nii ülesse. ja eks see on, sõltub ka, eks sa võid selle siukse rahuliku mängu saada ka ikkagi lappesse lasta, eks ju. aga selline kuldne kesktee võiks olla jah meil. Et ma saan aru, et otseselt higiseks ajamine ei ole selle asja nagu esimene mõte, vaid pigem liikumise kaudu kinnistada teadmisi. jah, aga isegi kui lähed higiseks lihtsalt, siis on halba, sest ma koolis käisin, siis ma põhimõtteliselt läksin igasse tundi higisena, sest tõmbasin sedasama librat seal vahetunnis ja olidki üle pea selle tolmuga koos ja siis kui tund hakkas lõppema, siis sa palusid õpetajat, et äkki ta saab varem ära lasta, sest et tahaks seda pintsi minna mängima, ainult üks laud oli terve kooli peale ja need vanemad tüübid said alati varem tunnist ära, sest nende käes oli laud. No nii, ma näitan sulle nüüd pilti Ajuragin, see kõlab nagu, siin võiks olla ajalugu näiteks mängus või, aga mis sa tegelikult oled mõelnud? seal on õhupalliga käib see mäng. jah, õhupall. jah, noh. tark mees on ju, näeb pilti, kus on õhupall, siis ta ütleb, et on õhupalliga mäng. ja siis ta ütleb, et ta on raamatu teinud, hästi siin. aga seal on, käib just see, et on vaja siis õhupalli kõksida samal ajal ja siis õpetaja küsib küsimuse. ja sellest 4 tunnist peab siis keegi vastuse ütlema. ja eesmärk on see, et see õhupall ei tohi maha kukkuda. nii, ma tahaksin tegelikult vaadata siia publiku poole ja küsida teilt või anda teile võimalust, et kas kellelgi on mõni küsimus Siimule, mida küsida, millele ta saaks vastata? ja siis ma olen hästi pädev, nagu siin viimasest pildist oli näha. ja ta on väga erakordselt terane ja tippvormis. nii. mina küsiks. ja palun. Kus see inspiratsiooni teeb? tead, ma saan inspiratsiooni siit eestreast, nende õpilaste pealt, kes mul tunnis on, sest õpilastega on hea lihtne. Nad ütlevad sulle otse välja, mis nad asjast arvavad. kui on äge, siis sa saad nagu kohe selle teada ja kui on halb, siis saad öeldakse, et see on halb, et ei ole seda, et on 2 nädalat pilt on, aga häält ei ole ja siis nuputad ja meelitad roosidega, et mis nüüd siis juhtus, et see on hästi hea ja millest ma ei ole rääkinud, aga millest peaks täna kindlasti rääkima, on seesama kool ja vald, kus ma saan töötada. et esiteks nad on igas mõttes pannud täiega mulle õla alla ja nad mitte vastupidi ei ole kärpinud mu tiibu, vaid et nad on mu lennukile ehitanud veel ägedamalt selle nagu raja, kust lendu minna. et selles mõttes on nagu väga-väga vedanud, et on sihuke hea toetav tiim ümber ja loomulikult ka lapsevanemad, kes on lubanud neid mänge üles filmida ja nii edasi, et see on erakordselt suur asi minu jaoks. kes su tiimis on veel olnud, et ma kujutan ette, et sa päris ise seda kujundanud ei ole, kes on need inimesed, kellele sa tänu võlgud, et see asi üldse sündinud on? see kujundajate tiim on ka tegelikult hästi äge tiim, et nad on teinud, ma arvan, et nad on ikkagi üle 50% julgen väita, on nende pärast see raamat nii äge, nagu ta on, et see visuaalne pool mulle väga meeldib, et 3 vahvat naisterahvast, kes kujutasid seda ja neilt tuli tegelikult väga olulist ja väga head sellist tagasisidet mingite muude asjade osas ka selle, et õpetajate veel testida ja nii edasi, et nad on olnud väga suureks toeks ja kindlasti mu 2 kõige suuremat tugitala,
minu kallis elukaaslane Keidi ja minu õde Liisi, kes äkki sealt Facebooki laivist praegu Iirimaalt vaatab meid. Et nemad on olnud täpselt need, kes on pidanud alati selle hea ja halva ära kuulama, kui mul on midagi arvata selle raamatu kohta. No, ise sa ei julge rääkida, sest mina võin küsida, et kas midagi on pekki ka läinud selle projekti juures, selle raamatu sünniloo juures, midagi, mis oli nagu täiesti, Siim lõpeta ära, see ei vii kuhugi, aitab, ei toimi. Mul on neid hetki oli mingi 100, kus ma mõtlesin, et ma ei teegi seda, et nagu, et las ta jääb, et see ei tule mida iganes. Et see, aga kui nüüd nende esimeste selliste koolikülastuste tagasiside pealt nagu vaadata, siis ma oleks ikka väga loll olnud, kui ma oleks seda teinud. Aga neid ja pluss veel nagu, et noh, et see nüüd on valmis, sellega lähme, see läheb kujundusse, siis näitad Kallile ämale, näitad raamatut, tal on otse raamat 30 sekundit ja ta ütleb, et mis see on? Siin on üldse mingi, see ei ole isegi eestikeelne sõna. Mine, noh, ise kõik üle vaadanud, kõik, sa vaatad ikka midagi. Siis läheb uuele ringile jälle vaatad üle, siis sul lõpuks tekib see paranoia juba, et kas mängu nimed ja lehekülje numbrid on ka õiged. Siis kui ma lõpuks sain raamatut kätte, tegin lahti ja vaatasin esimest mängu, vaatan. Okei, siin on ju vale pilt ja vale pealkiri ja videoga, kõik on nagu risti. Ja siis rahunes ma 3 korda ikka siis välja, sain aru, et tegelikult kõik on õige, chill, läheme nüüd eluga edasi. No vot, aga see on tore, et need on inimkatsed, on mõningate asjade puhul nagu väga mõistlikud. Räägi, kuidas sa teed inimkatseid? Inimeste peal, ehk siis nende enda õpilaste peal ma saan väga palju teinud mingeid asju enda katsetada, kuidas üks või teine reegel nagu toimib ja kuidas nad reageerivad nendele asjadele. Ma hästi palju ikkagi analüüsin ka ennast, et mul on siuke hea 45-minutiline kodutöö või kodutee tähendab. Ja ma tahan selle aja sees ikka väga palju mõelda, et mida ühes või teises olukorras oleks pidanud võib-olla paremini või noh, teistmoodi minema. Et see nagu töö iseendaga on ka kogu aeg, kus ma teen. Kes need lapsed siin nendel fotodel on ja ma saan aru, et ka terve see videouniversum on, et kes need? Need on meie siis või minu või meie Lodijärve kooli õpilased, 3., 5. ja 7. klass. Ja kellega me siis tegime kogu selle visuaalse poole sellele raamatul juurde. Ma saan aru, et osad katseisikud on ka siin siis, jah? Osad silmad on siin. Ja tere. Nüüd kambas võite rääkida, sest et julgemad. Kas oli jube neid katseid teha või oli see lõbus? Ja soovitaksite teistel ka proovida selliseid liikumismänge? Ikka kindlasti. Väga tore. Seda juba ei sunni niimoodi ütlema. Kui nad ei usuksid ja päriselt ei usuks, siis nad nii ei ütleks. Ega neil ole valikut, jah, neil on direktor ka selja taga ja kokku lepitud. Nii, kas on veel kedagi, keda sa soovid välja tuua selle raamatu sünni juures? Tead sedasi isikuliseks minna on hästi keeruline, et loomulikult kujundajad, fotograafid, lapsevanemad, kogu see vald, kogu see kool, kõik on suure pai ja kalli ära teeninud veel kord, et ja need õpetajad, kes aitasid seda raamatut lihvida ja olid nõus selle läbi katsetama. No, siin on tegelikult väga toredasti näha, et see raamatu kujundus on ka sellise käsiraamatu tunnetusega, et kui sa niimoodi mõtled ja aitad meil seda nagu sisustada, et tõenäoliselt igaüks leiutab ise oma viisi, aga kuidas sa seda näinud oled, et siin on niisugust ruudulist välja ja või oled sa näinud, et keegi on võtnud selle juba ja teinud mingeid oma märkmeid ja kohandusi ja kuidas see nagu töö käib selle käsiraamatuga? See all on jah, see ruudustik ongi tegelikult mõeldud selleks, et saad sinna juurde kirjutada kas mingid kommentaarid mängu kohta, eks ju, mis iganes sul pähe tuleb ja seal teise lehe peal pildi all on siis mingitest teistest ainetundidest toodud juurde sooritused ja siis see kurikuulus QR-kood, mis teeb kohe selle video sul lahti.
et selle QR-koodiga oli see äge, et kui sa võisid seda teksti, et kuidas mängida, seda kirjeldust seal lihvida nii palju, kui sa tahtsid, ühtepidi, teistpidi. seal oli alati mingi konks, et isegi kui sa kirjutad lihtsa lause, et koer läks üle tee, siis keegi suutis ikka küsida, et aga mis tee see oli, kas see oli asfalttee või see oli kruusatee, isane koer või emane koer ja nii edasi, tekstid siuksed jaburad küsimused ja siis sa saatsid selle mängu video neile ja siis okei, davai, nii teemegi. et ja mis on nagu oluline veel, et see ei ole vabariigi põhiseadus, mida peab jälgima punkti haaval, vaid sa võid vaadata seda mõelda, et ma teeks hoopis nii ja täpselt nii sa peadki tegema, et see on ka siuke, et ta inspireerib sind ja ma olen juba näinud osade mängude puhul, kus õpetajad teevadki neid teistmoodi ja ongi palju lahedam, kui ta seal raamatus on ja see ongi äge tegelikult, see ongi siuke folkloor, mis vist läheb. No üks asi, me rääkisime, siin käisid juba läbi mängukaardid ja kui ma eile külastasin seda tunde, ma nägin mängukaarte ja ma nägin tegelikult ühte suurt abimest veel, mis tegelikult noortele ja lastele väga meeldib. See on Bluetoothi kõlar ja sul oli ikka päris korralik tüüm seal tunnis, et kuidas sa seda kasutad ja kuidas seda võid kasutada veel? Selle sünnilugu on ka üks koolitus, kus õpetati siis see oli idla võimlemine, kui ma nüüd ei eksi. Aga seal oli jälle siuke, et see muusika oli lihtsalt kogu lugupidamise juures hästi keskaegne selline. Kui ma lähen sellega nagu tundi praegu aastal 2023 tol korral, siis mind lisatakse tomatitega nagu sodiks. Võtavad need tomatid kaasa, kõik veavad neid, et ootavad seda hetke. No just, et kui ma tulen keskaegse muusikaga. Aga siis mulle meenus ka kohe see, mis ma panin tähele, mis tundus minu jaoks nagu täitsa arusaamatu, et on mingi põlvkond, kes käib nende kõlaritega nagu ringi, kellel on need vöö peal, ratta küljes või nagu jumal teab kus, eks ju. Ja minu elus on olnud ka muusika kogu aeg väga olulisel kohal, siis need asjad lihtsalt said kõik õigel ajal kokku ja niimoodi ära hakkasin kasutama ja sa said ikka kohe esimesest sekundist aru, et see on tegelikult geniaalne asi, et see aitab nii palju neil tunda seal tunnis vabamalt ja kui nad hakkavad sinu tunnis või trennis vabalt tundma, siis alles hakkab see haridus nii-öelda nagu elama. Kas see on midagi ka sellist, et sa pead õpetajana üllatama oma sihtgruppi, oma õpilasi, et sa pead neid natukene nagu hoidma sellises, nende tundlaid niimoodi, et nad ei oska, et sa ei ole ette arvatav. Et siis kui sa tuled uue hitiga, mida ainult nemad on võib-olla TikTokis näinud või ma ei tea, YouTube'is või Spotify'st nagu selle nädala kõige kõvem hitt ja kui sina oma tundi ilmud sellega ja sellega oled midagi sidunud, siis see paneb neil antennid põvisema. Ja teinekord ma küsin nende endi käest ka just nende lugude puhul, et mis on need nii-öelda hetkel nagu kuumad lood, sest kui me Liigi gümnaasiumis 10. klassidele lasime teha oma playlistid, siis sinna tulid nagu siuksed lood, mida ma poleks kunagi arvanud, et nagu teatud artistid on läinud justkui nagu teisele ringile, nagu siuke minu jaoks nagu retro, aga see generatsioon just nagu avastab sellist muusikat ja siis siis tuled oma mingite ägedate lugudega, lased neid sellest aru, et nagu esimeses tunnis ma tegin nagu justkui oma lugudega, sain aru, et see oli oma, see oli nagu paha, see oli üldse nii äge, siis nad said omad playlistid, see muutus nagu ja meil oli tagasiside voor oli esimese trimestri lõpus ja siis seda muusika asja nagu kuskil 300 õpilast kõigil, see oli absoluutselt kõigil oli kirjas, et jaa, et see on jumala äge. Ainuke negatiivne kommentaar oli see, et ma ei tea, et neid lugusid võiks nagu lasta vähemalt refräänini ka nagu, et lihtsalt vahest oli see mäng ja see oli nii lühikene, et ma kasutasin seda nagu uus ülesanne, uus lugu ja siis me ei jõudnud jah, refräänini teinekord, eks ju. Et siuksed mured. Väiksed tagasilöögid. Jah, just. Nii, hea publik, kas on veel küsimusi või siis üldse küsimusi? Siin mul on see küsimus, et siin on maja, mis on raamatut täis.
aga nii häid ümaraid nurkasid ma ühelgi ei arva olevat. See on super, see kunstnik ja kujundaja on sulle ikka kõvasti pähe istunud ja häidi seidanud. Ja, ta on, üks kunstnik on siin ka, et jah, ma olen sellega nõus, et need ümarad nurgad on äge asi ja daamid ja härrad, kes veel ei tea, siis Kaarel Silmer, legend isiklikult. Tere tulemast, aitäh. Nii, veel kommentaare, küsimusi? Juba piinlik on. No, saaks pidanud nägema, mu hea sõber Timo, kes kuulas seda kontserti niimoodi, siis vaatad seda venna nägu, nagu muidu tead, et ta nagu tore lõbus Eesti mees. Vend seisab siin ja siia siis tungi nüüd ja Viljandis 2 tundi, perega kaasas kõik. Ja siis vaatad noored on niimoodi, et see ei olegi Nublu ju. Nii hästi see laulab siin nagu. Siuke, et jah, meie eestlased ikkagi pigem oleme rahvas, kes on nagu üli sisse nagu. Ja see on ikka piinlik, et niimoodi suure prožektori ees, nii kellel on küsimus. Seda, jah, me ei tee enam. Head kunstnikud, näidake ennast ka, tõuske korra püsti. Kes on raamatuga. Ja vaata, lehvitab seal taga meile. Ei lehvita, näita ennast. Ja teeme aplausi, great job. Kas on raamatukinnist veel sul keegi, kes siin kohal on, kellele tahaks aplausi teha? Kes need ümarad nurgad välja mõtlesid, sina? Kusjuures huvitav on see, et seda justkui juhtis seda kujundustiimi Lätlanna. See on natukene, this is an international project. I know. Inspiration from Finland. Ütle midagi, või mis on veel, mida sa tahad öelda, mida ma ei ole taimanud küsida, aga mis on oluline, mis peaks praegu siin esitlemise päeval öeldud saama? Mu kõige suurem tugitala ja kriitika on siin publikus, eks ta pärast mulle teeb siukse A4 pika ettekande jälle, kuidas siis üht või teist. Ma loodan, et mul ei olnud väga palju sõnakordusi, sest mul on, kui me käisime sinuga koos Vikerraadios, ja siis mul oli, ma ei mäleta, mis sõna selline nagu või justkui või eks ju. Mul endale tundus, et ma ütlesin neid 1 või 2. Pärast kuulisin intervjuud järgi, see oli niimoodi, et pigem ma nende sõnadega rääkisingi nagu, et see oli nagu sekundis 3 tuli, et sellest Vikerraadio intervjuust, mis ma andsin, sellest saaks teha selle joomismängu, et iga kord, kui ma seda ütlen, et siis nagu, ja selle intervjuu lõpuks ma arvan, enamus ka kangemad oleksid lihtsalt kurvus. Ja siis ma käisin hommikul tervisoonistan, hommikul läksin koju, ütlesin Keidile, et küsis, noh, palju siis neid kordusi ka tuli. Ütlesin, ei olnud nagu minust ühtegi, võib-olla 2-3. Ja siis ta pani selle kohe nii, et hakkame siis vaatama, pani selle tööle ja oli jälle esimene vastus ja mul oli juba need 4. Ja siis tuli jälle uus isiklik rekord vist, et see on ja see kõige haigem on selle juures see, et kui ma räägin, siis ma ei saa ise mitte midagi aru. Ma täna hommikul spetsiaalselt mõtlesin selle peale, et ma neid ei ütleks ja tuli hästi välja loomulikult. Mina ütleks selle peale, et ära vaatale järele neid asju, pole midagi. Jah, vist peab hakkama tegema seda, kes ta muud moodi nagu ära ei lipi. Igatahes suur töö on Siim tehtud, ma loodan, et see leiab tee paljudes. Kus sa soovid, et see jõuaks? Või ütle parem, kuhu see ei sobi? Ossa raks. Tead, see isegi sobib EKRE jõulupeole, nii et ma arvan, et see peaks tegelikult igal pool olema, köögikapi peal kindlasti. Nii et ma loodan, et jah, mis loodan, kui on need matused tulemas, siis keegi teeb vahepeal, kui on pikalt külmetamist ja ootamist, mingi väikse liikumismängu. Jah, kas või vabalt. Pulmades saab seda kindlalt teha. No või. Nii, aga ma igal juhul ütlen sulle suur tänu, et sa mind siia kutsusid ja nüüd siis ma usun, et on selline, kuna prožektor läheb vaiksemaks, saate küsida Siimu käest otse, mida ta sellega kõigega on mõelnud, saab autogramme, saab siit samast kassast selle kohe endale soetada ja ma ei tea, ma ütleks aitäh. Ja ma olen hästi tänulik, et te tulite, et ta on
väga tore, siin on tegelikult päris sihuke äge segment erinevatest inimestest. Ja kõige lahedam on just need noored siin ees, kes on ägedad sigmad. Sigma? Sigma jällegi päris. No vot, hakkame siis mängima mängu, ma vaatan, mis siis kuhu loto jääb. Põmm. Tulnukas. Läheb siis ikka vana hea kivi, paber, kääring, nii et vabalt ja rivitult ja hakkame sodima. Sodima ja liikuma. Aga aitüma ja siis oli tore seda raamatut sinuga koos